Meie pere lugu on selles mõttes ütleme siis nii-öelda lihtne, et ühelt poolt hobustega olen ma kokku puutunud üle 20 aasta, aga see on valdavalt sporthobused. Olen ise ka täna Eesti Ratsaspordiliidu president ja ühesõnaga ja meil on tall Ruilas teisel pool Tallinna, kus meil on 60 sporthobust, nii enda omi kui ka teiste omanike omi, mis seal spordiga tegelevad. Ja ise sealt kõrvalt oleme siis kasvatanud hobuseid, aga teisel moel. Kasvatanud eesmärgiga sporthobuseid kasvatada, mis tähendab sisuliselt seda, et leidnud oma märadele sobivat spermat, leidnud Euroopast sobiva koha, kus kuni seal 3. eluaastani on saanud need noored hobused olla nii-öelda rohelise peal ja vabapidamisel süüa seda, mis kasvab, ja siis toonud 3., 4. eluaastal nad Eestisse selleks, et nii-öelda töö nendega ja ratsastus pihta hakkaks. Ja kuidas see lugu seondub sellega, kuhu me nüüd Karjamaale lähme? Seondub väga lihtsalt. Nagu ma ütlesin, et tänaseks 20 aastat oleme seda teinud, siis oli selge, et mingi aeg tagasi hakkas peas mõlkuma see mõte, et väga palju hobuseid käib selle aja jooksul läbi. Neid, kelle müüd 6, 7, 10, võib-olla veel ka 12, aga siis on mõned hobused, kes on sinu arvates olnud niisugused staarid, kes poevad sõna otseses mõttes hinge ja teevad oma selle nii-öelda töömehe või naise põlve nagu lõpuni sinuga koos läbi ja mis neist siis saab? Et mis nendega edasi teha, sest 17, 18, 19 aastast hobust ei müü ja ei raatsi ausalt üles kellelegi teisele teda ka anda, sellepärast et ta on sulle saanud nii-öelda persoonina või isiksusena saanud nii lähedaseks ja see oli nagu üks mõte, mis tükk aega peas mõlkus. Ja teiselt poolt mõlkus see emotsioon, millest siin ka Kaie rääkis, et tahaks kuidagi tagasi sellist elukeskkonda ja kvaliteeti, mis lapsepõlves siin Tammistu küla vahel oli. Et eks see ajas kogu aeg taga see, et kui mööda külateed läksid, siis ikkagi oli enam-vähem kogu aeg oli meri näha. Aga siis aastal 2000 ja 2010 ja ei ole näha, eks ole ju, et kõik on nii-öelda võsas, just vot sellises võsas nagu see siin, mis küll paberi järgi või andmebaasi järgi on Natura mets, ja selle narvel. Ja sealt siis need kaks asja kokku pannes ju on suhteliselt loogiline järeldus, et saaks kaks asja ühes, et saaks äkki seda elukeskkonda, seda liigirikkust, see kõike, mida lapsepõlves nendest mängudest mäletad, saaks selle tagasi ja teiselt poolt saaks pensionäridele väärika niisuguse pensionipõlve. Ja ma arvangi, et see oli 2012 vist, kui ma sellega hakkasin nii-öelda nagu sihiteadlikult tegelema, et sellist võsa nii-öelda maha võtma, sest kui me nüüd jalutame hetke pärast kohe, siis põhimõtteliselt siit poolt minema hakates kahel pool teed on täpselt selline võsa, nagu oli meie majani välja. Ja siis me jõuame sinna, milline on see praegu, aga see ei ole loomulikult kaugeltki veel valmis. Aga enne kui me lähme, ma tegin siin mõned märkmed endale nende nii-öelda müütide või väljakutsete kohta, palju neist, mis on siin täna kõlanud, aga mõned märkused, mis ma arvan, et on oluline, ütleme siis nii-öelda fikseerida. Kõigepealt selle eelmise vestluse peale, mis puudutas kõigepealt šaakalit. Ma ütleksin nii, et tänaseni alahinnatakse selle probleemi suurust ja selle, kui kiiresti see probleem eskaleerub. Ja neid näiteid ei ole vaja kaugelt otsida, kas või sama Ungari,
mis see praegune populatsiooni seis on seal mingisugune vist 30 000 juures, eks ole ju, ja täna võib aegteljena väga täpselt öelda, millal seal oli esimesed 10 šaakalit. Ungaris ei ole hunti, et see on natuke teine olukord. Jaa, ei, ma ei väidagi, et üks ühele, aga küsimus on see, et ta on igal juhul nii ekstensiivne, et selles mõttes nii-öelda, jah, mulle tundub, et Eestis need mõningased katsed šaakalit kuidagi idealiseerida või et mitte öelda hundi väikse venna staatusesse panna, ma täpsemaks ei lähe oma arvamusega, siis, mis ei ole spetsialisti arvamus, ütleme nii, et jahimehe rohkem. Aga et see on minu arvates teema, millega on vaja tegeleda, sest muidu need probleemid, mis siin räägitakse, on ühel hetkel sellised, et nendega ei saada enam hakkama. Ja aga öösõnaga nüüd see, mis puudutab seda karja või PLK-de poolooduslike koosluste taastamise nii-öelda väljakutseid ehk siis selles mõttes tegelikust müütidega võrreldes. Võib-olla ma olen kuidagi laisk või mugav või pretensioonikas, aga minu arvates see taotluste või see bürokraatiasüsteem, mis praegu toimib, mis on see olemasolev, see põhimõtteliselt on üks suuremaid takistusi, et PLK-de hooldusse võtmine või taastusse võtmine ei edene. Mitte ainus, aga üks arvestatavaid. Lihtsalt selle tõttu, et see on suur vaev. See peab, see eeldab väga sügavuti kogu sellest süsteemist arusaamist ja kui selle eesmärk, kui selle nii-öelda või ütleme siis nii, selle taastamise alguse nii-öelda üheks tingimuseks on selle toetuse kättesaamine, siis see loomulikult ütleme, et jonnakas inimene ei anna lihtsalt enne järgi, eks ole. Aga ma võin öelda meie näitelt, et ma 2 aastat tagasi lõpetasin selle ja maksin need kõik toetused tagasi ja sest mind lihtsalt inimlikult vihastas see, kui ma ei tea siis nüüd mitmendal aastal seoses sellega, et osades karjamaades veised asendusid hobustega, ma pidin hakkama kogu seda paberimajandust uuesti otsast peale ja isegi sellisel aastal, kui midagi ei vahetunud, aga ühe koha peal aastaringselt peetavate loomade puhul suhteliselt vältimatu lisasöötmise, meie talvel nii-öelda söötmise vajadus, põhjustas selle, et ma oleks pidanud kõik kaardid uuesti joonistama. Ma ütlesin, et kui te mulle ei aita seda kohta, kuhu ma saan lihtsalt panna linnukese, et ma täidan oma hoolduskohustust edasi ja kogu lugu, midagi muutunud ei ole. Nii kaua, kui see süsteem ei ole inimese jaoks või ei ole mugav, siis ma seda lihtsalt rohkem ei tee. Ja tulemus oli ettekirjutus ja ma maksin nii-öelda saadud eelmiste aastate toetuse tagasi ja seetõttu siin võib öelda, et PLK-d on siin toetada. PLK toetust on Tammistu külas võimalik taodelda, lihtsalt PLK maad ei ole, eks ole. See on kollane seal. Just, sellepärast see anomaalia seal oli. Et minu arvates see ei ole nagu kasutaja mugavust silmas pidav lahendus, mis seal täna on. Loomulikult need, kes on seda teinud aastaid ja saavad väga hästi sellest aru, need saavad selle töö, kulutavad selle aja ja saavad selle tehtud. Aga kui ma mõtlen inimese peale, kes näiteks selle küsimustiku raames, eks ole, tuleb mõttele, siis tema jaoks on see ilmselgelt liiga keeruline. Kui avalik huvi on see, et PLK-sid võetakse kasutusele, siis see peaks olema tehtud sellele inimesele, kes on valmis selle kohustuse võtma, oluliselt lihtsamaks kui see, mis ta praegu on. Selleks, et sellest bürokraatiast aitaks läbi näide, mitte et ta oleks inimese vastu. Siin ma ütlekski, et ma teen siin suure vahe, et siin ennem juba Kristiinat Jürisood kiideti, eks ole ju, et sisuliselt võib öelda, et ma 2 aastat kannatasin seda veel sellepärast, et kuidas ma ütlen Kristiinale, et ma rohkem ei tee, eks ole ju, sest ta tõesti püüdis, aga küsimus on selles, küsimus on selles e-PRIA rakenduse keerukuses, sõna otseses mõttes, et see on lihtsalt nõuab nii palju aega ja vaeva selle täitmine, et see nagu tekib mulje, et eesmärk ongi seda andmebaasi täita, aga mitte õues möllata. Samas mina võiksin öelda, et alati need PRIA ametnikud, kes on nüüd seal Sakus, seal kontoris kui ka telefoni teel kätte saada, need on hästi toredad, meeldivad, abivalmis ja tunnevad, aitavad sind igati. Aga et ma üldse nii kaugele pean jõudma sellega, tegelikult
ma teen iga aasta täpselt sama asja ja ma tihtipeale pean hakkama, mitte päris nullist, aga see ei ole nii lihtne. Põhimõtteliselt nullist, aga ma tean, mille jaoks? Miks seda vaja on? Aga ärme jää sellesse kinni. Teine, mis ma tahtsin öelda, mis korra siin käis läbi, mis olid need väärtusklassid või kategooriad Lahemaal, millele ka Ave viitas põgusalt, et me võitlesime selle nimel nii-öelda ja tundus, et olimegi kaotanud, aga siis see siiski nii-öelda õnnestus sisse panna. Miks ma leian, et see võitlus oli oluline ja see on tegelikult konkreetselt siin eluliselt ka näha. Põhjus on selles, et ma arvan, teine suur takistus, eelkõige kui rääkides nüüd Lahemaad ja ütleme siin Juminda poolsaart, on see, et PLK-d on selliste hästi killustatud ja väikeste tükkidena. Ehk kui võtta neid erinevaid üksikuid väikseid tükke, mitte mingisugust pointi, nojah, et looma ei saa niimoodi pidada, eks ole ju, et see ei ole reaalne. Palju realistlikum on see, kui keegi on see siis kõige tõenäoliselt oma nii-öelda kodu ümbert või lähedalt, võib-olla ka natuke teise koha pealt, hakkab ühe tüki pealt pihta, olgu see siis see esimese klassi PLK. Aga nähes seda potentsiaali, et ta siis hakkab vaikselt seda PLK-d sinna kas teise või kolmandasse või minu pärast neljandassegi klassi laiendama. Ja et see lõpuks oleks üks tervik, sest see kunagi on olnud tegelikult üks tervik Karjamaa. Et see eeldus, et PLK hooldus hakkab põhimõtteliselt erinema sellest, kuidas kunagi karja peeti. See on vale eeldus, eks ole. Keegi ei hakka neid juppe tegema ja need jupid jäävadki siis taastamata ja kasutusele võtmata. Sest need jupid on liiga väikesed. Ja seepärast minu arvates on hästi oluline just julgustada seda, et kui kuskilt PLK-d võtta, siis need meetmed peaksid olema seest, kuidas seda endist Karjamaad siis nii-öelda taastada, eks ole, mis on lihtsalt vahe on ju selles, et on rohkem võssa kasvanud. Ja mul on lihtsalt oma meie näitevaralt väga selgelt julgen öelda, et raiudes siis sõna otseses mõttes metsa välja, mitte raadamise kaudu, vaid lihtsalt võttes selle võsa kõik maha. Kui seal puude all, ma ütleks nii, et 10 aastat tagasi olid kevadel ülased ja rohkem seal rohelist ei olnudki, sest valgust oli nii vähe, siis 5 aastat hiljem on see täitsa roheline. Ilma midagi külvamata, ilma midagi muud, eks ole ju tegemata. Et see tegelikult töötab. Lihtsalt see vaev on veidi suurem, sellepärast, et võsa on rohkem, eks ole. See juba puudutab osaliselt seda sama vaidlust, aga et see lühikene on nii-öelda see, et kumb on siis väärtuslikum, kas Natura mets või PLK taastamine. Tegelikult see taandub sinna, sest kui see inventuur käib kohal ära ja vaatab seda 3. või 4. väärtusklassi, siis tekib ju see arutelu, et see konkreetne tükk suure tõenäosusega on kunagi kaardimaterjal või aerofoto järgi Natura metsaks nii-öelda defineeritud. Ja nüüd tuleb inventuuri tegija kohale ja ütleb, et ja ajaloolised kaardid näitasid seda niikuinii, et tegelikult see ei ole üllatus kellegile, et see Natura mets tegelikkuses on endine Karjamaa, eks ole, me kõik teadsime, et täpselt seesama nagu see näide, mis sa tõid, see on Velströmi Jaani näide, eks ole, kes ütleski, et kuulge mu isaga koos võtsin kartulit siin, mis kuramu see Natura mets või põlismets on, eks ole. Aga seesama, ja võt siit tekib minu arust nüüd uus suur dilemma, et sisuliselt PLK taastamise huvi läheb selle vastu, et Natura metsa hektarid vähenevad. Ja ilmselt see on väga suur probleem, kui mitte varem, siis Brüsselis hiljemalt. Aga siin tegelikult kolmas küsimus on, miks neid kahte ei saaks ühe alla panna, et sul on metsähelib ja on sul... Jaa, kui puiskarjamaana, eks ole, aga ma ei ole veendunud, kas see siis Natura metsaks pärast seda enam on, kui ta on nii palju üre. Ilmselt on defineerimisega. Aga ühesõnaga, ma võin praktikast lihtsalt öelda seda, et see on selgelt olnud see nii-öelda tõrge, mis selles lähenemises tekib. Et rootslased üsna mitme metsaelupaiga kohta, mis meil pigem tõlgendatakse nii, et need nagu ei ühildu karjatamisega, rootslased hindavad, et need metsatüübid nii-öelda käivad koos karjatamisega, ei ole probleeme, nii et see on natukene nii-öelda veel siseriikliku vaidlemise küsimus. Kuni seda metsa pole maha võetud, siis iseenesest
no aga liituvust on vähe, ütleme niimoodi selle liituvus ka ei defineeru neid metsatüüpe No, seal on metsaseaduse mõttes. Metsaseaduse mõttes. Just. Puulooduse poolte taastamine Kaitse-Eestiga iseenesest võimalik. Ei, muidugi, aga küsimus on, et see probleem, vähemalt mina olen aru saanud, et praktiline probleem sellest tekkis, eks ole ju. See on ka direktiivi elupaigatüüp on. No just, okei. Vaat kui harvad, vähe neid on see kord. Siis seesama siin ka korra läbi käinud see lisasöötmise nii-öelda probleem või ütleme siis nii-öelda, et kuhumaani see on okei ja kuhumaani ei ole. No praktikas minul sellega kokkupuude seisneb selles, et üle talve hobuseid pidades peab neid söötma ja midagi teha ei ole. Ja see, et ma olen üritanud küll teha nii, et ma igal aastal selle lisasöötmise kohta muudan karjamaa peal, siis ma ühel hetkel sain aru, et nüüd see ei ole enam oluline, aga nii kaua kuni PLK toetus oli, et see oli mu kõige suurem viga, sellepärast see tähendas, et ma igal aastal pidin selle sama välja lõikama sellest PLK-st selle koha, kus nad sõid, sellepärast et see justkui siis oli liiga, ütleme, et ei sobinud enam. Hindamise tulemusena öeldi, võt need laigud on vaja välja lõigata PLK-st, kus koha peal hobused siis sõid talvel, eks ole. Ja et mulle tundub, et siin peaks see mingisugune standard või mingid reeglid olema kuidagi, kas siis ühtlustatud või seal selle seire raames peaksid ühtlustuma, et ei tekiks nagu selliseid küsimusi üldse, sest minu jaoks nagu ainuüksi küsimuse püstitamine, et aga kas sa talvel neid hobuseid kuskil mujal ei saaks sööta? Ma kuulasin seda küsimust ja mõtlesin, mis tõsiselt mõtlete või? Et mis mõttes kuskil mujal, kas ma pean nad viima talveks kuhugile mujale elama selleks, et seda PLK-d hoida, et see ei ole ju realistlik, et jälle me tekitame nagu probleeme ja kulusid juurde ilma, et see nagu mulle tundub vähemalt nii-öelda võhikuna nagu suurt lisaväärtust annaks. Ja seal on see probleem, et kui see PLK-l ainus toetus ongi seesama PLK toetus, et siis sellest on probleem, sest et eks tegelikult see talvine lisasöötmine muidugi toob sinna neid taimetoitaineid juurde ja selle koha peal liigirikkus väheneb, see on ka see. Aga kui eesmärk on karjatada, siis võib siis ma ütleks samamoodi, et kui eesmärk on, et 5 hektarit saaks poollooduslikku taastatud, eks ole, siis parem, kui seal on ühe koha peal, siis see nii-öelda teistsugune plats, kui see, et ta on võsas, eks ole. Sa saad ju selle välja lõigata. Et ma ei hakka neid ära viima või ütleme, et loomulikult saab nad viia ju talveks kuskile mujale, aga sellega me tegelikult seda lävendit, et keegi seda teeks, tõstame veel kõrgemale, eks ole. Ma peaks talveks mingi teise koha nende pidamiseks, eks ole. Sa saad ju selle talvise söötmiskoha lihtsalt nii-öelda PLK-st välja lõigata, ongi kõik. Ei saigi lõigatud, aga ma ütlen, et see on jälle tagantjärgi tarkus, seepärast, et nüüd mul PLK sees on 3 sellist auku, sest mina enda arvates tegin teistpidi head, eks ole ju, ehk et mitte kuhjata kõik ühte kohta, siis ma viisin neid erineva koha peale, nüüd mul on PLK niisuguste juustuaukudega, eks ole ju, et mul ei ole sellest enam sooja ega külma, aga lihtsalt ma ütlen, et see on selline näiteks asi, mis tegelikult nii-öelda sellisel inimesel, kes hakkab seda PLK-d taastama, niisugused asjad on head näpunäited, eks ole ju, või hea nii-öelda praktiline juhis. Siis üks siiani tegelikult mul lõpuni lahendamata probleem just selle puiskarjamaa kontekstis on kändude freesimine või ütleme kändude likvideerimine või kännu probleem. Nimelt siin meie kandis eriti see kasvupinnase kiht selle 2 kivikülvi peal on hästi väike, kuna savi on kohe vastas, siis see on suhteliselt märg. Nii et kui ma sinna sõidaksin mis tahes tehnikaga kännu freesimiseks peale, siis sest PLK-st ei jääks küll mitte midagi järgi. Samas käsitsi seda freesida, ütleme nii, et on pöörane töö ja ma ei ole veendunud, kas see lõpptulemusena tegelikult palju paremat tulemust annab. See, mis me siis täna nüüd teinud oleme, on 2, nüüd on vist 2 raundi oleme teinud. Seda on näha ka, ma olen pool sellel aastal teinud ja pool veel ei ole, nii et see on karjamaal näha. Lõiganud lihtsalt kändude pealt võrseid, valdavalt lepakännud, sest mingid vanemad mehed on mulle öelnud, et 3. või 4. võrsete äralõikamisel kännul saab villand ja ta rohkem enam ei kasvata uusi võrseid. Näis, minul on praegu kannatus tundub pingumal kui kännul, eks ole. Känd on praegu veel võidus. On sul
olnud ka hobuseid, kes sööb leppa, ma ei ole veel näinud, et hobused muuseas, siiani ei ole olnud ja nüüd üks noor, kes peaks sellest aastast tööle minema, aga on siin pensionäridel külas, see on nüüd esimene hobune, kes hakkas sööma neid võrseid. on olemas. Ja järelikult on, eks ole. Mina olen ühel aastal näinud, kuidas hobused rannakarjamaal, mina olen ühel aastal näinud, kuidas hobused sõid rannakarjamaal leppa, aga noh, see oli ka siuke, no üsna piiripealne koormus oli. No ei saa öelda, et üldse muud ei oleks olnud, aga no ütleme, nad olid ikka päris madalaks. Praegu oli valida ei olnud siis. Aga see sõi niimoodi, et sõi... Jaa, sest praegu ei ole üldse asi nii hull ja ma ei tea, see kogu aeg sööb lepa pealt lehti. Ma just siin üks päev vaatasin ja imestasin, et mis tal on. Ei maitse peaaegu kellele. Jaa, ei üldse lepa ei maitse. Toominga ja seal muu, eks ole, ju võsa siin veel veised sõid väga hea meelega, aga leppa ei tahtnud. Äkki ravib oma borrelioosis. Võib-olla. Kaine paindu lihtsalt ei üles ega alla rohkem. Nii, siis see kallasraja teema, siit käis see korra läbi, eks ole, et mul see sama kogemus ehk jälle kurjategija, eks ole ju, et sulgenud ilma kohaliku omavalitsuse loata, eks ole ju kallasraja. Aga tegelikkuses üks on see formaalne probleem, teine on see nüüd, mis puudutab selliseid nii-öelda turismi või ma isegi ütleks, et mul õnneks ei ole, meie rannakarjamaa on sellise koha peal, et see otseselt ei sega kellelgi randa minekut, eks ole, ja me ise käime läbi karjamaa, aga keegi teine läbi selle karjamaa ei käi. Aga need, kes mööda randa liiguvad ja siin on need mingid lahema matkad ja mis lähevad mööda randa, siis ma olen 2 korral olnud ise rannas ja saanud ikka korralikult sõimata, eks ole, ja nendelt inimestelt, kes nagu mööda randa matkasid, et mis mõttes ma olen ehitanud karjaaia randa. Meil on küll karjaaiast nii-öelda karjavärav või et selles mõttes sealt saab läbi, eks ju, et see ei ole nagu nii, et ei takistanud edasi minekut. Aga tülikas ikkagi, eks ole, karjavärav. Väravad olid seal olemas. Ja. Kui sa siis ütled, et kui neid karjaaeda siin ei oleks, siis oleks üle pea... Mul on näha seal karjaaia teisel pool, leesi pool, teiselt poolt karjaaeda on 2,5 meetrit roostik, eks ole, siis on karjaaed ja siis on ilus rannaniit, eks ole, aga inimene ei pane neid asju kokku. Aga jälle seesama, et ilmselt see on niisugune teadlikkuse tõstmise PR-projekt rohkem. Mina arvan seda, et linnainimene lihtsalt tema nii tark, tema teab, mis moodi peab kõik olema. Ta elab ennast välja. Ja siis võib-olla viimasena siin see paistab sealt ka on just küsimus sellises, ütleme siis nõustamises või eks ju, ma olen nüüd, ma arvan, 7 aastat neid seda poollooduslikku kooslust hooldanud ja see, kuidas ja kui kiiresti see liigirikkus seal muutub ja ma mõtlen just, Kalev ütles väga õieti selle peale, et ilmtingimata liikide arv ei pruugi muutuda, vaid see, mis mingil aastal nagu jõuliselt nii-öelda esile tuleb. Näiteks, kui me lähme, siis sellel aastal on hobuste karjamaal nihuke ohaka invasioon, mida pole kunagi varem olnud. Tuli ohakas siis? Jah. No ma arvan, aga eks siis spetsialistid ütlevad, aga põlduhakka teevad hobused päris hästi ära. No veel ei ole, võib-olla on see, et praegu on head on nii palju kõrval, et hakkavad sööma. Ei söö. Ei oska. Ma ei söö keegi. Tuliohakat ei söö keegi, see on juba vakkus. Ma arvan, et pigem ta ei ole, ta on niuke nooreke veel. Tuliohakas ja varreta ohakas on 2, mis karjamaadel levivad, sest neid eriti keegi ei söö. Ülejäänud ohakad on nii palju pehmed, et need süüaksid ära. Et küsimus just, et selline nii-öelda, et kui küsida, mida oleks hea sellisel PLK hooldajal teada, et mitte seda nagu valusalt õppida nagu oma vigadest, on just see, et millise sellega, mis sa Kaie vist ütlesid just, eks ole, et see on kõik käsitööga meil siin seotud, et millega, mis võtetega oleks mõtet tegeleda ja võib-olla mõne liigi puhul seesama, kuna see on iga aasta niimoodi muutunud, siis ikka lähed kergem vastu. Ma vaatan, mis järgmine aasta toimub. Võib-olla on järgmine aasta täitsa teine olukord, eks ole. Selles suhtes ma ütleksin ühe asja juurde, mis ma enne ära unustasin, et just selle, et kuna see on käsitöö siin, siis jah, meil on ligi 70 looma. Minu üleskutse oleks see, et tegelikult oleks tore, kui peale nüüd Marti, kellel on hobused ja meil, kellel on need 70 lammast, oleks inimesi, kellel oleks veel loomi, sest siis on võimalik seda rannaala puhtana hoida. Mitte nii, et on mingid üksiküritajad, kes üritavad seda teha.
veised ei ole. no meil hetkel ei ole, no Taabil siin mingi mõte on, aga eelmine aastal oli, no kuni eelmise aastani olid nüüd kõik, mis see siis oli, see 6 aastat või olid veised? Kas te teete seda ka, kombineerite nii, et hobused ja veised, et mingi üks... No siiani kombineerisime, jah. Sest see on vist kõige põhjalikum. minul olid ka veised ja hobused ühel karjamaal korraga. On suur karjamaa 17 hektarit ja ei lasid ilusti. Ja, ei, mul on ka hobused ja veised olid eelmine aasta ühel karjamaal. veel olema, 3 looma peab olema. tegelikult peaks olema ideaalis, jah. Aga kuidas karjakaitsekoertega siis on, kui ma tahan lambaid karjakaitsekoertega kaitsta, aga mul on samal karjamaal ka hobused. Nad olid täiesti rahulikult, täitsa rahulikult elasid mere ääres kõik koos niimoodi, et ei, üks suur kari oli tegelikult. Oli hobule kaks, üks mullik. Ei olnud. Need karjakrantsid olid. Tähelepanu. Need olid märguandikoer. Siin oli siis nüüd näide, kuidas Tammistu mõistes väga lühike kõne. Ja nüüd lähme siis praktilise osa peale ehk karjamaa peale vaatama. Lühikese tiiru teeme. Väga lühike tiir.